1. veebruar 2003 kell 8:44 ja 9 sekundit hommikul. Kõrgel maakohal, kihutades peaaegu 27 000 kilomeetrit tunnis, alustab kosmosesüstik Columbia pärast 16 päeva orbiidil oma laskumist maale. Kere temperatuur tõuseb üle 1480 kraadi Celsiuse järgi, kui kosmosesüstik siseneb uuesti atmosfääri. NASA Incineride jaoks tundub kõik tavapärane. Äkitselt hakkab ühe anduri näit vilkuma, siis veel ühe. Missiooni juhtimiskeskus jälgib, kuidas vasaku tiiva temperatuur tõuseb. Hüdraulikaliinid kuumenevad üle. Rehvirõhu näidud kõiguvad kiiresti. Hoiatussignaalid vilguvad igal pool. See ei ole lihtsalt tõrge. See on ühe kosmoselennu ajaloo kõige surmavama katastroofi algus. 16. jaanuar kell 7:30 hommikul. Kosmosesüstiku Columbia meeskond liigub stardiplatvormi poole. Niiskes Florida õhus on tunda ookeanilt tulevat soolalõhna. See ei tundu erinevat ühestki teisest kosmosemissioonist, kui meeskond viiakse NASA Kennedy kosmosekeskuse stardikompleksi 39A. Astronaudid ja maapealne juhtimiskeskus on keskendunud ja optimistlikud. Selleks on nad treeninud. Kell 7:53 komandör Rick Husband, USA õhujõudude katsepiloot, on esimene, kes siseneb Columbiasse. Ta ronib kokpitti ja võtab oma koha sisse. Ükshaaval järgneb ülejäänud meeskond, kinnitavad end, läbivad kontrollnimekirju ja valmistuvad stardiks. William McCool on piloot, mereväe komandöör ja teeb oma esimest reisi kosmosesse. Michael Anderson, lastikomandöör, juhib pardal toimuvaid teaduskatseid. Kalpana Chawla, missioonispetsialist ja lennundus- ja kosmoseinsener, oli esimene India päritolu naine kosmoses. David Brown, teine missioonispetsialist, on samuti arst ja mereväe piloot. Laurel Clark on missioonispetsialist ja mereväe lennuarst. Ja Ilan Ramon, lastispetsialist, on esimene astronaut Iisraelist. 9:17 hommikul. Meeskonna luuk on suletud ja lukustatud. Astronaudid on sees täielikult välismaailmast eraldatud. Mida nad ei tea, on see, et need on nende viimased hetked maal. Kell 10:39. Kosmosesüstik. Columbia mootorid käivituvad mürinal, tõstes 4,5 miljoni naela kaaluva süstiku ja kütusepaagid maast lahti. Üle 7 miljoni naela tõukejõudu paiskab kosmoselaeva taevasse. Orbiteri sees surutakse meeskond istmetesse, kui kosmosesüstik kiirendab läbi alumise atmosfääri, tõustes tuhandete jalgade võrra sekundis. Maapinnalt vaadates näib tõusmine sujuv, võimas ja rutiinne, kuid vähem kui minut pärast lennu algust hakkab ilmnema esimene peen kõrvalekalle. Vaid 57 sekundit pärast starti tabab Columbiat järsk ja tugev tuulenihe. Süstik kõigub veidi. Võnkumine on põhjustatud vedela hapniku loksumisest tohutus välispaagis. Iga liigutus tundub tuhandete miilide tunnikiirusel võimendatuna. Tohutu paak, mis on täidetud ülijahutatud kütustega ligi -300 kraadi Fahrenheiti juures, liigub iga võnkumisega. Need liikumised on ootuspärased ja pardaarvutid kompenseerivad need kiiresti, et sõidukit stabiliseerida. Vaid 3 sekundit hiljem kallutab süstik end vaevu märgatavalt. See on väga väike, kuid nende kiiruste juures paneb see lisakoormuse esipoolsele piippoodile, mis on orbiteri ja välispaagi vaheline konstruktsiooniline ühendus. Kõik mõõtmised jäävad ohutuspiiridesse ja missiooni juhtimiskeskusele näib kõik täiesti normaalne. Siis, vähem kui silmapilgu jooksul, 81,7 sekundit pärast starti, eraldub välispaagis tükk isoleerivat vahtu. See vaht, mida kasutatakse jää tekkimise vältimiseks paagipinnal, on kerge, kuid suurte kiiruste juures võib sellest saada surmav paiskeese. Eralduv tükk on suur, hinnanguliselt 53-69 cm pikk ja 30-46 cm lai. Sellele järgneb 2 väiksemat tükki. See rebeneb vasakult bipoodilt just seal, kus aerodünaamilised jõud on tõusu ajal konstruktsiooni piirini surunud. Praht keerleb murdosa sekundist süstiku kõrval ülehelikiiruslikus õhuvoolus ja siis tabab süstikut. Suur vahtplastitükk põrkub Columbia vasaku tiiva esiservaga, liikudes üle 400 miili tunnis. Sellel kiirusel võib isegi nii kerge asi nagu vahtplast anda laastava löögi. Mõju toimub tugevdatud süsinikpaneelide piirkonnas, mis on mõeldud taluma taasisenemise äärmuslikku kuumust, kuid neid ei ole kunagi loodud sellise suure kiirusega löögi neelamiseks. Süstikus sees koostab vaid mootorite möörgav heli. Meeskond jätkab tõusmise kontrollimekirja läbimist, teadmata, et vasaku tiiva soojuskaitsesüsteemis võib olla just toimunud potentsiaalselt katastroofiline vigastus. Maapinnalt jäädvustavad jälgimiskaamerad sündmuse, kuid selle tähtsus ei ole kohe selge. Columbia jätkab tõusmist. Umbes 2 minutit pärast starti eralduvad tahkekütuse raketivõimendid plaanipäraselt ja kukuvad Atlandi ookeani.
Süstik jätkab teekonda, nüüd töötavad ainult 3 põhimootorit, kiirendades üle 17 000 miili tunnis, kui see orbiidile läheneb. Mõni minut hiljem eraldub välistank ja põleb atmosfääris ära, jättes Columbia ja selle meeskonna turvaliselt kosmosesse. Vähemalt nii näib. Kell 11:39. Süstik on edukalt orbiidile jõudnud ja alustab oma orbiidile jõudmise järgset ajakava. Kõik peamised stardisündmused on probleemideta lõpule viidud. Süsteemi kontrollid on normaalsed, missioon on ametlikult alanud. Kõigi mõõdetavate näitajate järgi on start olnud edukas. Kuid selle edu varjus on süstiku soojuskilbi kriitiline osa surmavalt kahjustatud. Veidi enam kui 2 nädala pärast muudab hetk, mil isoleerimisvaht lahti murdus ja süstikut tabas kosmoseuuringute kulgu igaveseks. 17. jaanuar, teine lennupäev. Columbia tiirleb vaikselt enam kui 270 kilomeetri kõrgusel maa kohal. Kosmosesüstiku pardaal alustab meeskond oma kavandatud teaduskatsetega, töötades metoodiliselt mikrogravitatsioonis. Missioon kulgeb täpselt plaanipäraselt, kuid väljaspool süstikut on midagi valesti. Mingil hetkel triivib Columbia juurest eemale väike, märkamata jäänud objekt. Seda ei märgatud reaalajas, kuid hilisem analüüs viitab, et see võib olla seotud varasema vahtmaterjali tabamusega. Võimalik, et tegemist oli süstikult endalt eraldunud killuga. Kuid kui astronaudid töötavad, ei kõla ühtegi alarmi. Ükski andur ei tuvasta probleemi ja kosmoselaeva sees pole mingit märki, et midagi oleks puudu. Süstiku tükid keerlevad aeglaselt eemale, jäädes kosmosevaakumisse, enne kui need lõpuks maa atmosfääri sisenevad ja täielikult ära põlevad, enne kui keegi märkab, et need on kadunud. See hetk võib olla esimene nähtav märk sellest, et stardi ajal saadud kahjustused polnud vaid pealiskaudsed. Ometi ei tea keegi, et see on juhtunud. 23. jaanuar, lennu 8. päev. Missioon on jõudnud stabiilsesse rütmi. Columbial viibiv meeskond viib läbi katseid, salvestab andmeid ja valmistub oma eelseisvaks kojusõiduks. Päevad on korraldatud, süsteemid on stabiilsed ja kosmosesüstik ise näib töötavat laitmatult. Kuid maal, NASA juhtimiskeskustes, hakkavad insenerid lähemalt uurima midagi, mis seni ei tundunud murettekitav. Nad pöörduvad tagasi stardikaadrite juurde, eriti hetke juurde, mis toimus 81 sekundit pärast starti. Seekord analüüsivad nad seda hoolikalt, aeglustades kaadri haaval. See, mida nad näevad, muutub raskesti eiratatavaks. Tabamus on selge. Ometi pole see täiesti tundmatu olukord. Vahu eraldumist on täheldatud ka varasematel missioonidel ja nendel juhtudel ei ole see põhjustanud olulisi probleeme. See ajalugu mõjutab inseneride tõlgendust sellest, mida nad praegu näevad. Missiooni juhtimiskeskus saadab e-kirja komandör Rick Husbandile ja piloot William McCoolile. Külge on lisatud videorusude kokkupõrkest koos ametliku hinnanguga. Sõnumi toon on rahulik, isegi julgustav. See kinnitab, et välise paagi vaht tabas orbitrit tõusu ajal. Aga varasemate missioonide põhjal järeldavad insenerid, et soojuskilbi kahjustuse pärast pole põhjust muretsemiseks. Teisisõnu arvatakse, et süstik on taassisenemiseks ohutu. Meeskond vaatab salvestist. Nad kuulevad selgitust ja aktsepteerivad seda. Pole põhjust arvata, et nad on ohus. Süstik töötab normaalselt. Teaduslikud katsed kulgevad plaanipäraselt. Mida veel võiks meeskond tahta? Siiski on see oluline hetk Columbia pärandis. Esimest korda pärast starti on meeskond teadlik, et midagi juhtus tõusu ajal. Aga nagu kõik väljaõppinud astronaudid, usaldavad nad süsteemi ja inimesi, kes neid maalt juhivad. Seda, mida nad ei tea, on see, et rahustava hinnangu aluseks olevad eeldused on valed. Aga see löök pole nagu teised. Kahjustus on peidetud sügavale vasakusse tiiba, varjatud ja nähtamatu kõigi nende instrumentide jaoks, millele nad loodavad. Ja vaid mõne päeva pärast taas atmosfääri sisenemisel puutub just see koht kokku temperatuuridega, mis on kuumemad kui sulalava. Ja meeskonna jaoks on juba liiga hilja. Kui see lugu mõjub sulle võimsalt, siis kindlasti pane like, jaga ja telli The Infographic Show, et sa jääks ilma järgmisest süvaülevaatest kosmose, teaduse ja ajaloo teemadel. 28. jaanuar, 13. lennupäev. Missioon hakkab lõppema. Meeskond alustab taas atmosfääri sisenemiseks ettevalmistusi, vaadates üle protseduurid, korrastades varustust ja valmistudes koju naasma pärast pea 2 nädalast viibimist kosmoses. Kõik tundub olevat normaalne. Süsteemid on stabiilsed, ajakava on graafikus ning nii astronautide kui ka NASA jaoks on Columbia maandumiseks valmis. Kuid enne seda peatub meeskond teadlikuks vaikuse hetkeks.
Nad austavad elusid, mis kaotati NASA 2 kõige rängemas tragöödias, Apollo 1 tulekahjus 27. jaanuaril 1967 ja Challengeri katastroofis 28. jaanuaril 1986. Need sündmused on igaveseks jäädvustatud inimkonna kosmoselennu ajalukku. Columbias maakohal vaikselt hõljudes peavad astronaudid omaette mälestushetke. Mootorid ei mürise, katseid ei tehta, on vaid kosmosevaikus. Selles hetkes valitseb sõnatu mõistmine. Kosmoselend pole kunagi riskivaba ning iga missioon kannab endas varasemate kaotuste raskust. Nende vaatenurgast saab Columbia koju tagasi 3 päeva pärast. Kahjuks saab tegelikkuseks see, et Columbia ja tema meeskond saavad osaks samast traagilisest ajaloost, mida nad austavad. 1. veebruar kell 8:15 ja 30 sekundit hommikul. Kõrgel maakohal sooritab kosmosesüstik Columbia oma deorbiidi põletuse. See on täpne orbitaalmanööverdussüsteemi mootorite käivitamine, mis aeglustab süstikut just nii palju, et see väljuks orbiidilt ja alustaks laskumist planeedi suunas. Sellest hetkest alates pole enam tagasiteed. Columbia ei ole enam vabalt hõljuv satelliit, mis tiirleb ümber maa. Nüüd on see langev täht, mis kihutab läbi atmosfääri ülemiste kihtide kiirusega, mis ületab 22-kordselt helikiirust. Meeskond järgib iga sammu veatult, pöörates süstiku ideaalsesse asendisse taas sisenemiseks. Nad suunavad kõhu ettepoole, valmis laskma kuumuskindlatel plaatidel ja tugevdatud süsinikpaneelidel neelata ees ootavat ränka kuumust. Iga liigutust on lugematuid kordi simulaatorites harjutatud, kuid ükski simulatsioon ei saa neid tegelikult ees ootavaks ette valmistada. Kell 8:44 ja 9 sekundit. Columbia ületab maa atmosfääri piiri. 400 000 jala kõrgusel Vaikse ookeani kohal. Seda hetke nimetatakse sisenemispiiriks ning see on nähtamatu piir, kus maa atmosfäär hakkab kosmoselaevale vastu suruma. Laskemain muutub juhitavast orbiidist kiireks sööst laskumiseks. Juba praegu surub hõõrdumine õhumolekulid kokku, kuni need hakkavad hõõguma, moodustades sütekuuma plasma ümber süstiku. Temperatuurid hakkavad tõusma 1000 Fahrenheiti kraadideni. Columbia soojuskaitsesüsteem, kilp, mis on seda igal missioonil kaitsnud, seisab nüüd silmitsi oma lõpliku prooviga. Meeskonna jaoks tundub kõik tavapärane. Instrumendid näitavad normaalväärtusi. Kontrollnimekirju läbitakse ootuspäraselt. Süstik järgib oma arvutatud trajektoori täiuslikult. Kui süstik laskub madalamale, tugevnevad selle konstruktsioonile mõjuvad pinged. Vaid 270 sekundit pärast taas sisenemist registreerib vasaku tiiva esiserva andurpinget, mis ületab kõiki varasematel lendudel nähtud väärtusi. Mõõtmist salvestab modulaarne abiandmesüsteem, mis on mõeldud järelanalüüsiks pärast lendu. See tähendab, et andmeid ei edastata maale. Meeskond ei tea, mis toimub. See tilluke signaal, mis on inimsilmale nähtamatu, tähistab vaikselt struktuursete rikete ahela algust. Columbia liigub edasi hõreneva ülemise atmosfääri kaudu. Selle kiirus ei rauge, õhutakistus kasvab, rõhud suurenevad ja temperatuurid tõusevad. Ometi näib süstik olevat täiesti kursil. Siis, 577 sekundit pärast taas sisenemist, märkavad maapealsed vaatlejad muutust, mida on võimatu ignoreerida. Columbia hele juuttaevas sähvatab äkitselt. 5 eraldi valgussähvatust kihutavad üle taeva, igaüks eelmisest eredam. Kuigi varasematel missioonidel on nähtud väikeste rusude eraldumist, on selles taas sisenemise faasis see haruldane ja murettekitav vaatepilt. Süstikus sees ei taju meeskond midagi, ühtegi alarmi ei käivitu ja miski ei viita sellele, et kosmoselaev oleks kahjustatud. Missiooni juhtimiskeskuse jaoks näib süstik olevat täiesti korras. Tegelikult peab Columbia kahjustatud tiiva tõttu taluma jõude, mis ületavad kaugelt selle, milleks ta on loodud. Need vahelduvad eredamaks muutumise hetked on selge märk sellest, et süstik kaotab energiat viisil, mis ei ole normaalne. See sündmuste jada on kiire ja äkiline ning erineb kõigest, mida normaalse sisenemise ajal kogetakse. Kaalul on kõik. Iga sekund on nüüd ülioluline. Iga laskumise hetk viib süstiku lähemale katastroofilise rikkepunktile. Columbia hakkab lagunema. Väikesed sähvatused on esimesed märgid katastroofist ning Columbia taasisselennu kõige kriitilisemad sekundid on kohe algamas. 1. veebruar kell 8:54 ja 22 sekundit. 613 sekundit pärast taasisselendu jõudsid maale esimesed selged märgid, et midagi on läinud kohutavalt valesti. NASA Mission juhtimiskeskuses hakkavad insenerid märkama Columbia telemeetri annetes anomaaliaid. Alguses on need väikesed ebakõlad, kuid piisavad, et tekitada mure. Siis peaaegu kohe olukord eskaleerub. Hooldus, mehaanika ja meeskonnasüsteemide ehk MECS. Mechanical and Crew Systems or MMAC. Ohvitser annab lennujuhile teada. Vasaku tiiva 4 hüdraulika anduri näitu on langenud mõõteskaalast allapoole.
see on esimene selge märk kõigile maa peal, et selle taassisenemisega pole kõik korras. Esimest korda tekib ruumis võimalus, et tegemist on tõsise probleemiga. Vaid sekund hiljem näevad maa peal viibijad eredat sähvatust üle taeva kihutamas. Mõni sekund hiljem, kui Columbia liigub Californiast Nevadasse, ilmub veel üks sähvatus, mis on eelmisest eredam ja võimatu tähelepanuta jätta. Midagi toimub süstiku konstruktsiooniga, kui see atmosfääri läbistab ja kahjustused on nüüd nähtavad sadade miilide kauguselt. Missiooni juhtimiskeskuses halvenevad andmed jätkuvalt. 727 sekundit pärast taassisenemist märkavad insenerid midagi murettekitavat. Temperatuurid tõusevad vasakus rattakoopas pikki hüdraulikaliine. Need süsteemid peaksid olema tiiva sees sügaval kaitstud. Siin tõusev kuumus tähendab, et midagi kujuteldamatult kuuma jõuab kohtadesse, kuhu see kunagi ei tohiks sattuda. Hetked hiljem alustab Columbia Arizonas pöördesuuna vahetust, liikudes paremalt kallutuselt vasakule. See on tavaline manööver atmosfääri sisenemisel, mida kasutatakse kiiruse ja soojuse jaotumise juhtimiseks. Kuid nüüd, kui kahjustused võivad levida vasakusse tiiba, avaldab iga hetk lisakoormus süsteemile, mis on juba rivist väljas. Siis muutuvad andmed taas. 2 andurit, mis jälgivad vasaku põhiteliku rehvirõhku, hakkavad käituma ebakorrapäraselt. Kõigepealt näitavad need tõusu ja ebatavalist hüpet, enne kui äkitselt langevad väga madalale. See on justkui süsteem oleks täielikult üles öelnud. Inseneride jaoks pole see lihtsalt anduritõrge. See viitab võimalusele, et kas rehvid ise või neid ümbritsevad süsteemid on ohustatud. 834 sekundit pärast atmosfääri sisenemise piiri pöördub orbiidilaev ootamatult järsult, mis ei olnud planeeritud. Veel rohkem russusid eraldub ja aerodünaamilised jõud hakkavad juhtimissüsteeme üle jõu käima. Missiooni juhtimiskeskuses kasvab pinge kiiresti, kui insenerid püüavad aru saada, mis toimub. Veidi üle minuti hiljem annab IMAX-i ohvitser teada veel ühest kriitilisest uuendusest. Vasaku põhiteliku mõlema rehvi rõhunäidud on kadunud. Andmed on täielikult kadunud. Mis iganes vasakus tiivas toimub, on jõudnud punkti, kus terved süsteemid kaovad telemeetriast. Mõni sekund hiljem näevad lennujuhid, et süstik pöörleb rohkem ja kaldub negatiivselt. On selged märgid, et Columbia võitleb kurssi hoidmisega. Süstik triivib väljapoole oma kontrollitud lennutrajektoori. Kell on 8:59 ja 32 sekundit. Komandör Rick Husband vastab missiooni juhtimiskeskusele. Vastu võetud, kuid tema edastus katkeb poole lause pealt. See on viimane side, mis meeskonnalt kunagi saadakse. Samal hetkel hakkab Columbiast tulev telemeetria kaduma. Andmevuud, mis olid katkematult voolanud stardist saadik, hakkavad nüüd vilkuma ja kaovad. Missiooni juhtimiskeskus kutsub süstikut. Keegi ei vasta. 927 sekundit pärast taassisenemist üritavad pardasüsteemid olukorda kompenseerida. Reaktsiooni juhtimissüsteemi tüüs hakkab pidevalt töötama, püüdes parandada süstiku asendit, kui aerodünaamilised jõud muutuvad üha tugevamaks ja kaootilisemaks. Kuid sellest ei piisa. Ülikuuma plasma on läbi põletanud kõik 4 hüdroliini vasakus rattakoopas. Ilma nendeta kaob kogu kontroll lennuki üle. Peaaegu kohe hakkab orbiter mina üles tõstma, kuna olulised lennujuhtimissüsteemid on kadunud. Süstiku sees järgneb järjestikune süsteemide rike. Väljas rebib atmosfäär sõidukid tükkideks. Missiooni juhtimiskeskuses jälgivad kõik õudusega toimuvat. 1 veebruar kell 9 ja 18 sekundit hommikul. Columbia jõuab oma absoluutse piirini. Vasaku tiiva, varjatud kahjustused, hüdrosüsteemide rike ja taasisselennu halastamatud jõud viivad katastroofilise rikkega. Orbiter hakkab lagunema. Selle konstruktsioon ei suuda enam äärmuslikes tingimustes koos püsida. Maapinnalt vaadates laguneb seni taevas liikunud hele joon ootamatult mitmeks osaks. Valgus jaguneb mitmeks hõõguvaks jäljeks, millest igaüks on tükk Columbiast, mis eraldub ja hajub ülemises atmosfääris. Niille, kes vaatavad altpoolt, on see nii ootamatu kui ka hirmutav, kui nad mõistavad, mida nad tegelikult näevad. NASA missiooni juhtimiskeskuses kirjeldatakse seda hetke kiretult ja kliiniliselt. Sõiduki põhiosa lagunemine. Silmapilkselt katkeb iga andmevoog täielikult. Columbialt ei läku enam ühtegi signaali. Häälkanal jääb avatuks, kuid midagi ei kostu tagasi. Kontrollijad hüüavad, otsides igasugust märki süstikust, kuid vastuseks on vaid vaikus. Kõrgel Texase kohal jätkub häving. Kui orbiidilennuk laguneb, puutuvad selle killud kokku ülekuumenenud plasmaga, mis rebib kere laiali ning süstik laguneb laienevaks rusuväljaks, mis ulatub miilide kaupa üle taeva.
iga kild järgib oma teed hõõgudes allapoole laskudes, tähistades selle kosmoselaeva viimaseid hetki, mis oli enne seda sooritanud 27 varasemat missiooni. Umbes 1000 sekundit pärast taassisenemise algust toimub üks olulisemaid eraldumisi. Meeskonna moodul koos survestatud sektsiooni ja välise esiosaga eraldub ülejäänud orbiidilaevast. Lühikeseks hetkeks jääb see osa terviklikuks, kukkudes iseseisvalt läbi atmosfääri tohutu kiirusega. Kuid isegi see sektsioon ei suuda ellu jääda ilma süstiku kaitse ja stabiilsuseta. Need samad jõud, mis hävitasid orbiidilaeva, hakkavad nüüd meeskonna moodulit tükkideks rebima. Kell 9:53. Meeskonna moodul kaotab katastroofiliselt rõhu. Sellest hetkest alates on alles vaid killud, mida saab kokku koguda. Äärmusliku kuumuse, rõhu ja aerodünaamilise pinge koosmõju hävitab kõik. Ning esiosa täielik häving toimub vaid sekundite pärast, kell 9:16. Maandumise loendus jõuab nulli. Alternatiivses reaalsuses oleks Columbia meeskond turvaliselt kodus. Tegelikkuses pole aga stardirajal ühtegi süstikut. Missiooni juhtimiskeskuses ei tähistata, pole õnnitlusi hästi tehtud missiooni eest. Hetked hiljem teeb taassisenemise lennujuht Leroy Kane otsuse, mida keegi selles ruumis kunagi teha ei taha. Lukustage uksed. Kosmoselennu hädaolukord kuulutatakse ametlikult välja ja Kennedy kosmosekeskuse taastamistööde juhtimiskeskus aktiveeritakse. Missioonikontrolli operatsioon muutub koheselt otsingu- ja taastamisoperatsiooniks. Texase ja Louisiana osades sajab endiselt taevast ruususid alla. Süstikutükid hajuvad sadade miilide ulatuses. 1. veebruaril kell 1:15. Sean O'Keefe, NASA administrator, pöördub rahva poole. Tõsises telepöördumises väljendab ta riigi sügavaimat kahetsust Columbia ja selle meeskonna kaotuse pärast ning teatab Columbia õnnetuse uurimiskomisjoni moodustamisest. Tema sõnad on kaalutletud, kuid nende kaalukus on ilmne. See ei ole lihtsalt kosmoselaeva kaotus. See on 7 astronaudi, 7 kangelase, 7 inimese kaotus, kellel olid pered ja sõbrad, kes ootasid nende kojutulekut. Pärast Columbia hävingut alustas NASA üht oma suurimatest uurimistest läbi aegade. Insenerid teadsid vahtploki tabamusest meeskonna 16-päevase orbiidil viibimise ajal, kuid seda peeti ohutuks, kuni see käivitas sündmuste ahela. Tükid hajusid üle suurte alade ning üle 80 000 tüki leiti üles, sealhulgas meeskonnaliikmete säilmed, mis tuvastati DNA abil. Aastaid hiljem kinnitas NASA, et astronaudid tõenäoliselt elasid üle esialgse lagunemise, kuid kaotasid teadvuse sekundite jooksul, kui meeskonnakabiin kaotas rõhu. Columbia kaotus muutis NASA igaveseks, kujundades ümber riskide hindamist ja ohutuse esikohale seadmist. Kuigi süstik on kadunud, juhivad selle tragöödia õppetunnid endiselt iga missiooni, tagades, et seda ei unustata kunagi. Columbia polnud esimene kosmoselennu katastroof, mis otseülekandes jäädvustati. Vaata Challengeri kosmosesüstiku katastroofi selgitust minut minuti haaval, et näha, kuidas veel üks tragöödia arenes, või klõpsa selle asemel sellele videole.